selles loos ei ole ainult üks poeg, selles loos on kaks poega. Ja nii mitmeski mõttes me seda lugu lugedes võime näha seda, et ka see teine poeg selles loos oli sama kadunud, kui oli see esimene poeg. Aga ma tahan ennem lugeda teiega salmid 25 ja siit edasi. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud muumvasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema, see on siis see vanem poeg, vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis ta tuli õue ja palus teda. Temaga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see poeg, kes su vara huuradega on nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. Isaga ütles talle poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. See on lugu isast, kellel on kaks poega. Kaks poega. Ja need kaks poega on mõlemad oma isa jaoks kadunud. Üks on kadunud kodust kaugel, teine on kadunud otse tema silme all. Eemal isa südamest, eemal sellest mõistmisest, kuidas isa asju mõistab ja kuidas isa ka seda teist poega tagasi võtab. Me näeme ka, et üks on patune kaugel, hooradega nahka pistnud kogu põranduse ja me tegelikult näeme, et ka teine poeg tegelikult oli patune oma isa kojas. Patune selles mõttes, et ta ei olnud mõistnud ära Jumala armu, vaid püüdis seda välja teenida oma orjapidalikkusega, oma sellise sunnismaisusega, oma kohusetundlikkusega ja oli väga vihane, kui isa otsustas anda armu kellelegi, kes tema arvates üldse ei vääriks. Sest vanem poeg arvas, et isa poolehoidu on võimalik välja teenida. Oma ustavusega, oma teenimisega, oma headusega, isegi oma tublidusega. Ja sealt tuleb see noorem poeg ja isa taastab kõik ja teeb isegi peo ja tapab nuumvasika selle peale. See vihastas seda vanemat poega. Me näeme ka, et üks poeg tundis, et ta ei ole väärt tulema tagasi ja olema oma isa kojas. Ta tuli tagasi mõttega, et kui ma saaksin olla üks sulastest. Ta ei oodanudki, et tema poja staatus võiks kunagi saada taastatud. Aga ma saaks olla üks sulastest isa kojas, ma kas või lähen tagasi, sest ma ei sure siis nälga. Aga teine tundis, et ta on väärt isa armastust, isa hoolt, selle pärast, mida ta on teinud oma isa heaks. Ja tegelikult mitte kumbki nendest ei ole see viis, kuidas Jumal tahab meid kohelda ja kuidas ta tahab, et meie elaksime tema ees. Me ei pea tundma ennast väärituna, aga me ei pea ka Jumala ees tundma, et meie oleme need, kes väärivad Jumala armu, Jumala halastust või Jumala poolehoidu. Jumal ise tahab oma poolehoidu meile anda. Ja kui meie tahame seda tema käest välja teenida, siis meil on ikka alati midagi puudu. Või vastupidi, siis meil on nii palju, et me mõtleme, et ega mina olen nii hea inimene, et mina ei vaja küll mingit Jumala armu. Ma ei ole kedagi tapnud, ma ei ole kedagi hävitanud, ma olen lihtsalt hea inimene. Need pätid ja kaabakad seal kuskil mujal võib-olla vajavad Jumala armu, kes on hooradega kõik nahka pistnud. Aga mina olen ju hea inimene. Ja ometigi selle mõistmise kaudu see poeg jäi ilma peost, mille isa oli valmistanud. See on üks väga traagiline lugu õieti. Me näeme ka, et vanemal pojal oli tegelikult põhjust olla uhke. Tal oli põhjust olla uhke. Esiteks, ta ei olnud kunagi isa kojast lahkunud. Ta oli alatanud isa kojast. Ta oli iga pühapäev kirikus, ta teenis, ta oli ustav, ta oli tubli, kõik oli vägev. Kuni sinnamaani, kui ilmus kohale üks lurjus, kes oli kõik hooradega nahka pannud
ja temale anti hoopis koht nii-öelda esirehas. Siis läks raskeks. Esiteks poeg ei olnud lahkunud. Teiseks, see vanem poeg ei olnud kunagi ära raisanud isa varandust. Ta oli hoolas olnud, ta oli tubli olnud, ta oli olnud tõesti kõige paremas mõttes eeskujulik. Aga ometigi me näeme, et ta seespidiselt ussitas. Me näeme ka, et ta oli nii ustav olnud oma isa kojas. Et ta ütleb siin lausa niimoodi, ma olen palju aastaid sind orjanud. Ega ei ole kunagi sinu käsust üle astunud. Mitte kunagi. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi. Ta oli olnud ustav oma isaga. Pühapäeva koolis üks õpetaja küsib laste käest, kui ta räägib sellest samast loost siin ja kadunud poja loost ja kõik niimoodi, siis ta küsib laste käest niimoodi, kes polnud õnnelik, kes polnud õnnelik. Ja muidugi me teame, et see vanem poeg ei olnud õnnelik. Aga üks väikene laps seal tagareast vaikselt hüüab niimoodi pool susistades. Nuumasikas ei olnud õnnelik. Temal võeti pea maha ja korraldati üks pidu. Aga ma tahan selle vanema poja juures veel hetkeks peatuda enne, kui ma täna lõpetan. Ka olukorras, kus meie täna oleme 4 pühi kirikuna, me oleme rajamas uusi kogudusi, me tahame siigutada inimesteni, kes täna veel ei tunne Jumalat, et nemad võiksid tulla Jumala juurde. Ja mina usun, et palju kadunud poegi tuleb tagasi. Ma usun, et ka neid kadunud poegi, kes on olnud kunagi Jumala juures, ka siin Kuressaares, Nelikaare kirikus, kes on tundnud Jumalat, aga kes on jäänud eemale, kes on läinud eemale, kes on kuskil eluolukordade poolt uhutud kuskile, kus nad täna oma eluga on, ilma Jumalata triivimas, siis ma olen kindel, et Jumal tahab tuua neid tagasi. Ja ma tahan julgustada meid, kes me oleme olnud Jumala kojas ustavad, kes me oleme teeninud, kes me oleme olnud olemas, et kui nad tulevad tagasi, et meil oleks seda südame avarust, võtta neid vastu. Võtta vastu neid uusi kogudusi, mis saavad rajatud, võtta vastu neid uusi väikeseid lapsukesi, keda Jumal tahab meile kinkida ka vaimulikus mõttes, ka uute koguduste näol. Kasvatada üles uut põlvkonda, et me ei muutuks ka selle eelmise põlvkonnana, selle vanema vennana, et me ei muutuks kibedaks, et me ei muutuks kuidagi moodi selliseks kortsuliseks oma sisemiselt, kus me nagu enam ei näe ja ei mõista Jumala tööd ja Jumala südant ja seda, kuidas tema ka tahab anda armu nendele, kes võib-olla meie silmis ei ole seda üldse ära teeninud, kes meie silmis võib-olla on inimesed, kes vääriksid hoopis midagi muud, aga Jumal tahab kõiki kutsuda oma valmistatud peole. Ja õieti see lugu sellest kadunud pojast on lugu isast ja see on lugu ühest peost, sest iga kadunud loo juures selles Johannese evangeeliumi 15. peatükis meile öeldakse, kui kadunu oli leitud ja nad rõõmustasid, nad pidasid pidu. Et mina usun, et peo pidamine ja üks rõõmustamine kuulub Jumala rahva hulka. Ei ole nii, et see on üks tõsine, vaevaline, selline surves olemine, vaid see on üks rõõmustamine, selle üle Jumala rõõmustab. Ja mul on tohutult hea meel näha, kuidas ka teie täna kogudusena olete reageerinud ja võtnud vastu neid uudiseid, mis mitmeski mõttes võivad olla isegi natuke ebamugavad. Sest need toovad tundmatust, need toovad määramatust, natukene seda, mida me ei tea, mis hakkab juhtuma ja kuidas asjad kõik lähevad. Aga see rõõmustus sellest, mida Jumal on täna tegemas. Kui me võtame Jumala tööd sellise rõõmustusena vastu, teate, armsad sõbrad, me saame ise ka osa sellest peost. Põhjus, miks see vanem poeg on siin trepi peal ja see on täiesti traagiline seda lugeda, et see vanem poeg tuleb väljalt ja ta kutsub Sulase. Ütleb, kuule, mis toimub? Sulane räägib talle, kuule, selline asi juhtus. Poeg tuli tagasi, isa tappis nuumasika ja nüüd on käib vägev pidu ja lust siin. Siis see poeg on vihane seal selle trepi peal. Ja ta istub seal vihasena ja see lugu ütleb niimoodi. Ja see on täiesti traagiline lugeda. Isa ütles talle 31. salmis, poeg, sina oled alati minu juures. Isa tuli välja peolt. Ta tuli ära sealt, kus käis lust ja pidu, tuli välja, et seda vanemat poega kutsuda sisse. Aga see vanem poeg oli teinud oma südame kõvaks. Ta oli lukustanud ennast sellele võimalusele, mida Jumal nii-öelda või siis ka antud hetkel siin isa talle pakkus. Tule ja saa ka osa.
Ma tahan julgustada teid, armsad sõbrad, mitte tegema kunagi oma südant kõvaks sellele, kui Jumal kutsub meid millegi juurde, mida me ei mõista lõpuni. Millest me ei saa täpselt aru, me ei saa aru, mis on juhtumas, mis on isa südames, mis tal mõttes on. Poeg läks ja lõi su vara laiaks ja tuleb tagasi ja saad, et Leo, mis me mõttes on? Me oleme vahel-ajalt olukordades meie elus ja meie ümber ka, kus me ei mõista kõike lõpuni, me ei saa kõigest lõpuni aru. Aga me oleme inimesed, kes tahavad asjadest aru saada ja kui me ei saa aru, siis me nagu tõrjume neid asju. Ja see vanem poeg tõrjus seda, mida Jumal oli tegemas seal. Armsad sõbrad Kuressaares. Jumal on teid õnnistanud. Teil on üks võimas kogudus ja see töö, mida Jumal on teinud ka siin Kuressaares ja ka Saaremaal laiemalt, see on midagi unikaalset. Aga nii tihti lugu see võib juhtuda, kus me satume olukorda, kus ka nii-öelda me võime sattuda, et me ei mõista seda uut, mis on juhtumas. Me ei saa täpselt aru, mis on toimumas ja me nagu jääme eemale pealtvaatajaks, me jääme trepile, me ei julge astuda selle sisse. Ja mul on tohutult hea meel, et ka siin teie pastor, ma võin öelda siis täna juba vanem pastor, te saate aru, mida ma pean silmas, Alur on just sellises olukorras ka, kus ta on avatud sellele uuele. Ja just üks põhjus ka, miks ta oli ka valmis nendesse uutesse kingadesse astuma, oli see, ma olen valmis selleks, mida Jumal tahab teha siin. Minu elus, meie kirikus ja Eestimaal laiemalt. Ja selline valmisolek loob võimaluse millegiks uueks, millest me ei saa täiesti aru lõpuni kõik, kuhu see meid viib, aga me tahame näha Jumala armu üle Eestimaa. Ja see on tohutult põnev, mille sisse me oleme juba astunud ja mille sisse me oleme veel edasi astunud.